kunstnik Vello Puujalg 60-aastaseks. Selle näituse me koostasime tema kodus hoitud töödest, natukene muuseumist, natukene erakogudest. Eelkõige ma tahaksin väga tänada Vello Puujala venda Veljot, tema perekonda, ema isa juba alustasid sellega, kes kogusid ja hoidsid alles kõiki Vellost järgi jäänud töid. Väga paljusid töid kunstisõbrad ei ole üldse näinudki, sest nad ei olnud raamitud ja nad ei olnud üldse näitustel käinud. Väga paljud tööd on ilmselt sündinud sellest, et ta õppis Tartus Tartu kunstimuuseumi kujutava kunsti kaugõppekursustel ja ma arvan, et sealt sai ka hoo sisse tema see linnamaalimine. Et tundus, et see talle väga istus ja see talle väga meeldis. Kaasteeliste jutustuste järgi võis teda tihti siin linna vahel näha kuskil jälle joonistamas. Aga kindlasti mitte ei olnud see ainult õppetöö küsimus. Ja minu meelest see Tartu koolitus andis talle väga palju jõudu ja niisugust kunstimaitset juurde. Eriti tuleb see välja tema niisugustes portreedes ja abstraktsetes töödes, et seal võib lausa niisugust pallaslikku joont tunda. Tema värvikäsitlus on väga tundlik ja väga julge ja samas väga maitsekas. Et see koloriidi valik on tal minu meelest pea igal pildil täiesti omanäoline ja nagu miski ei häiri, kõik on ilusti paigas. Ta katsetas väga palju, nagu võib siin näha. Ta proovis üht ja teist ja otsis ja nagu tal oli nagu kiire. Ja seda ta isegi ütles. Anne Tootmann meenutanud, et 81. aastal oli ta vast loodud laste kunstikoolis tema õpetajaks ühe aasta. See oli 81, kui ma ei eksi. Ja ta oli kohe öelnud, et mis sul viga, et sa oskad kõike. No Anne oli lõpetanud juba EKA. Et sa oskad kõike, sul tuleb kõik nii hästi välja, et mina pean väga palju katsetama ja vaeva nägema ja mul nagu ei ole aega. Aga ta kuidagi midagi tunnetas ette, et tema jaoks on kiire. Aga see on imetlusväärne, et kui ta kuskil 70-ndate lõpus hakkas ikkagi looma ja see looming kestis vähemalt 94-95 aasta, siis selle aja jooksul valmis tal ikka väga palju töid. Siin me näeme ainult ühte osa. Väga palju töid on veel Vello kodus, mis ei ole raamitud. Me tegime nagu mingi valiku seal ja vaatasime, et oleks igasugusest eluetapist ja erinevatest tehnikatest töid. Ja ei oska arvata, ma arvan, et tema niisugune loomingulise käekirja väljakujunemine jäi siiski pooleli, mis kõik võiks olnud olla, ma arvan, sest niisugust kindlat stiili me siin ei näe minu meelest. Aga kõik, mis on tehtud väga südamega. Ja see on nii tore, et ta on nagu võtnud niisuguse krooniku hoiaku, et ta on päris huvitavalt kujutanud siin küll kuursaali erinevatel etappidel, siis loomulikult see upamehed, mille järgi teda kuidagi isegi nagu tuntakse ja lausa küsiti, kui ma hakkasin seda näitust tegema, et kas upamehed ka ikka on. Ja loomulikult siin taga reas on ka 2 tema linnateemaliste konkurssidel, mis toimusid
toimusid 85 ja 89 tööd väljas. 2 ainukest tööd, mis on muuseumist. Aga ülejäänud jah, on tõesti Veljakogust ja me võime õhkusega öelda, et kunstiklubi liige Vello Puujalt on üks väheseid, kelle töö ripub Riigikogust. Nii et see praeguse nimega galopp seal nurgas, kus on Rahvarinde ja muinsuskaitse sümboolikat, selle töö omanik on Ivari Padar ja see rippus tema kabinetis lausa saatena ära. Aga nüüd ma tahaksin anda sõna Vaike Kivilole, kes meenutab just nimelt seda aega, kui Vello ühines Saaremaa kunstiklubiga. Ja nii mina, äkki ma olen kosta, muidu valeda kosta. Jah, ma lugesin oma kodus kunstiklubi annaale ja tegin mälestustest korrektuure ja siis ma leidsin seda jälle, et Vello ühines 80. aastatel kunstiklubiga, kui Saaremaa kunstiklubi oli saanud juba Saaremaa kultuurimaastikul kindla koha. Ja Vello oli kõige noorem, ta oli 19-aastane minu mälu järgi, kes ühines klubiga ja teda võtsid vanad tegijad, Ants Vares ja Jürgen Franzop teda väga hästi vastu ja nendega väga palju suhtles ja ma usun, et hea tahtlikult andsid ka oma niisuguseid juhiseid temale. Ja ta oli hingelt oli väga tagasihoidlik, ta mitte kunagi nii eriti ei esinenud, kuigi ta võttis alati osa kõikidest meie nendest üritustest ja mis oli vahva, et ma lugesin, et 86. aastal on näituse nimekirjas, mis on nüüd praegu galopp, aga tegelikult tema originaalnimi sellel teosel on Rahvarinne. Selle ajal hakkas Rahvarinne tegutsema ja tal on seal isegi, kui see tahad ära tunda mõningad konkreetsed inimesed, kes Rahvarindega tol hetkel tegelesid. Ja muidugi muuseum korraldas, see tähendab Kuressaare ühesõnaga Rossi 600. aastapäeva puhul jällegi konkursi ja Vello võitis selle ka jällegi oma selle töö. Ja tänu sellele, et Olavi Kesti oli meil kunstiklubis ka tegev ja ta oli väga aktiivne meil osa võtma ja siis said ka osa kunstiklubi töid muuseumi arhiivi, mis on väga kenad ja Vello tööd on ka seal. Ja muidugi nagu Lii rääkis, et linnapreemia sai ka, ma vaatasin annaalidest, muu meelest oli Kalju Ülliku allkirjaga temale seadustud. Ta lahkus siit Kurtsaarest minu meelest 80. lõpus, aga seal on 92, hea küll, selle numbri üle me ei vaidle, aga ta tegutses ka Rakveres väga aktiivselt. Nad moodustasid seal mingisuguse kunsti oma elukaaslase Annega kunstiühingu. Ta esines seal juba aktiivselt Rakvere teatris, näitustel ja linnas ja ta jõudis juba sealt teha ja muidugi tänu õpingutele Tartus autoõppes, kus ta käis, seal ta oma elukaaslasega ka tutvus. Nii et nendel oli ühine hobi, ühine huvi ja seal selgas ongi need Rakvere aegsed tööd. Järelikult said need Anne kaudu või kuidas need on Rakvere aegsed. Anne loovutas nüüd Veljole, jah? Nii et mälestasin seda, kui inimene lahkub siit ilmast nii vara, aga ta jõuab nii palju jätta maha enda tegevust, siis see on imetlusväärne. Ja vaata, et ta oli noorim kunstiklubis, noorim pärast oli ka veel muidugi Aimares, aga Vello oli väga teretulnud kunstiklubisse ja väga tegev. Muud ei oskagi
lahkus siit ilmast, siis ma võtsin ka tema töid kokku nii palju kui sai ja tegime siin samas ruumis Vellole mälestusnäitus. Nii et see on nüüd nagu teine suuri näitus Kuressaare linnas Vello koolilas. Vello tahaksid sa ise midagi öelda? Ei. Saad sa mikrofoni? Jah. Kui mu hääl kõigub, et siis mikrofon kompenseerib ära. Võta. Siin öeldi, et Anne kokku vandris, aga tema tütar oli nii tore, kes siis ütles, et tal on omal nii palju emamaale ja nad hakkasid remonti tegema. Teatavasti Anne elas rohkem kui umbes 12 aastat kui Vello ja selles mõttes võib-olla ta oli natuke jõudis pilte ka rohkem teha ja siis, kui nad hakkasid remonti tegema, siis need ei mahtunud ära ja siis ta kutsus, et too need tööd ära, ainult ta jättis mõned tööd, mis olid Annele armsad, jättis koju. Aga ma tean, et üks töö on siin Rakvere muuseumis ja siis peaks veel olema kuskil, ma ütlen selle kohanime võib-olla valesti, aga Verevi ujula. See on Järvis. Just. Ja nii, et põhiliselt, mis ta on siis mandril teinud, on Rakveres, siis on seal Võru ja Tartu ümbruses ja igasuguse... Just. Ta oli selline vend, kes õpetas mulle, mida tähendab venna armastus. Ühte lugu te lugesite juba sealt lehest, kui te tahate kuulda, siis te võite pärast mu käest veel küsida. Ja, aga paljudel piltidel on siin oma lugu või huvitav ajalugu või mida saaks võib-olla juurde rääkida mõnele pildile siin. Aga võib-olla kõige tähtsam, mis ma ütlen, et oli siin, ma ei tea, oska öelda, 5 aastat tagasi. Ma nägin Vellot unes. Ma ütlen, et ta jõudis sinna, kus ta ka lootis või ohkas või ja ma nägin, kuidas ta pooletas puidust laevu ja see puit oli pool läbipaistvad täitsa nagu taevane asi. Ja ma nii palju ei mäleta, mis ma temaga rääkisin, aga ma mäletan, et see on nagu selle loomingu jätkumine ja see on uued väljakutsed ja küllalt see laev ükskord jälle purjed saab ja uued sihid. Nii ma arvan, et ma olen kõige tähtsamad asjad ära ütlenud. Aga ma hea meelega annaksin mikrofoni kellelegi, kes veel midagi temast räägiks, mis võiks olla huvipakkuv. Kes temaga just nimelt sellel Kuressaare perioodil kokku puutus. Kahjuks Rakverest keegi ei saanud tulla. Üritasin küll mitmeid siia kutsuda, aga ta ei olnud. Tõnu äkki midagi rääkida? Mina ei ole temaga kunagi kohtunud. Ei olegi? Aga Reiet? Ta jättis mulle jälje. Ma mäletan seda. Ma võin nõustada, et millegipärast kuidagi Vello jättis mulle jälje. Ja võib-olla tema siukene koloriit ja kui ma nägin teda ka maalimas, siis see imponeeris ka mind õppima minema kunstiakadeemias, sest et need inimesed tundusid mulle väga südamlikud ja nagu Velloga rääkides ka siis ikkagi tõesti see kunstirahvas, ta oskab märgata. Ja meil on suur au olnud, et Vello on märganud neid kohti, mis on praegu kadunud Kuressaares, aga meil on mälus need. Ja ta toob nagu natukene seda vanat Kuressaaret meile lähedale tagasi. Sest igaüks oleme omas hetkes täpselt need kunstnikud ja loome seda.
ja nii tore on, et me saame praegu näha neid töid ja tunda seda eelnevat Kuressaaret ja luua uut Kuressaaret tänases hetkes, sest meie käes on see hetk, kui meie maalime päris paljudel teist juba kunstnikud. Nii et julgustan kõiki ka edaspidigi olema meie kunstnikud siin selles ruumis ja neid kohti maalima, mis on teile vajalikud, sest ühel hetkel võivad olla need ka näitustel ja tuletada meelde neid hetki. Nii et mul on väga hea meel, et Veljo ja kutsus mind siia näitusele, siis ma sain siit väga suure elamuse. Väike kübekene Kuressaarest on jälle meeles. Kas midagi meenub sinule enda? Ei tule meelde. Aeg on mööda läinud. Ma mäletan seda aega, kui ma olin Veljosesse armunud ja ma muudkui ostsin ta käest maale ja ma ei näidanud seda välja, sest ma olin seotud teise inimesega ja ta oli meil nagu perekonnatuttav ja ega tema seda ise ei teadnud, et ma tema sisse armunud olen. Aga see, et ta käis valge pika salliga ja oli nii ligitõmbav, et ja mu tädi maja oli teie maja nagu kõrval, et siis ma sain selle põhjusega, et ma tulin tädi juurde, et siis ma tulin ikka, läksin sealt tädi Liide Kadaka tänava, et läksin tellima jälle mingit pilti. Mul on need tüdruku käes, aga enamasti lillepildid. Selline mälestus. Nii armas. Kahju, täna ei ole siin Paul Aav on ka kirjeldanud ühes artiklis, et ükskord oli ta tema 50. sünnipäevale ilmunud valges ülikonnas ja oli oma pea täitsa kiilaks ajanud, oli see niisugune lugu võimalik. Igatahes ta oli äratanud tähelepanu ja ma Veljo käest kuulsin ka niisugust asja, et ta oma teatud loominguperioodil ka tahtiski inimesi natukene šokeerida, et otsis seda pointi, nagu näiteks seal see uus elamisrajoon ja prügikast ja sõnaga oli nagu mingisugune hoiatus või ärgitus või et see on nagu tore ja kui kaasaegselt mõjub see kolmeosaline töö, see meedias ja võib mõelda mida iganes, et juba 80-ndatel see meedia kuidagi tõusis esile niisuguse elava jõuna. Nii, aga soovib veel keegi sõna või lähme seltskondliku osa juurde ja Veljo koos oma elukaaslasega on toonud siia 60-kujulise kringli, et me ei raatsinud seda lahtigi kohe lõigata, et vaadake veel ja siis lõikame ta lahti. Sinu tuttavaid kellegi, kes võiks veel rääkida? Ongi julged, et muidu pärast jääb äkki hinge peale ja Lemmi ka. Teie olete Lemmi, jah? Seda ühel on oma lugu ju. Lemmi võib rääkida sellest tööst äkki, mis aga siin on juttu jah, et Veljo, mul on nii raske rääkida, Veljo, ma võin öelda, et 91. aastal Veljo elas veel Kadaka tänaval, sest mina otsin oma ema 60. sünnipäevaks maali ja meie külas on
aga Vello, äkki sa nüüd tegeled selle kringliga, meil on see juba siin ja võtame kringli lahti ja palun tulge, võtke kohvi. Termostes on kohvi ja seal on vett ja mahla ja kommi ja suhega omavahel ja vaadake veel pilte. Aga ma lasen veel käima ühed niisugused täitekomitee autosustab Vello Puujalga 85. aastal kunstiklubi linnapreemia võitja õlimaali eest Väike-Linn Saarel, mis on siis seal Lupameestest allpool see alumine pilt ja siin on veel üks diplom, mis kuulus ilmselt selle 600 juurde ja siis ma leidsin Veljo materjalidest ka niisuguse huvitava asja. Saaremaa kunstiklubi happening on toimunud, kahju siin ei ole aastaarvu, võib-olla teab Maike sellest midagi, aga mis on siin huvitav, ta on teinud Saaremaa kunstiklubile logo. Ma ei tea, kas seda ka kasutati, sest nüüd on kasutusel üks teine. See on poistekoor. Poistekoor. Meil oli kultuuri... Happening. Vaata see logo. See oli Saaremaa poistekoor. Meil eksisteeris siin. Ja see oli Saaremaa poistekoori logo. Aga see logo ei saanud käivida. Ei, ma mõtlen seda, et SK, see on ikka kunstiklubile tal tehtud. Saaremaa kunstiklubi, jah, huvitav, aga ta tegi ka Saaremaa poistekoori. Ma ei tea sellest midagi, aga siis, aga siin on veel üks, kahjuks siin selle liikmeid ei ole, oli olemas selline asi nagu Saaremaa noorte loominguorganisatsioon ja sellele on ka ta teinud logo niisugune. Ju ta vist on külliki nendest tigudest saanud siin inspiratsiooni, nii et ma lasen need ringi, vaadake neid lihtsalt siin manu paberid natukene. Ka võib-olla paar sõna ütelda, kui see seda vastu ei ole. Ei. Maski ja mul on tõsiselt hea meel, et selline tore näitus peaks olnud, et tegelevad tänava. Siin meil ei ole korralik viis ka. Kui me räägime sellest, milline soos kellelgi oli, mis meil peab Vello Puujalaga, siis mina olen seda päris kaua juba siin Saaremaal ja kunstiga asjadega, et mul on tunnistama, et seda meest ma olen kindlasti oma inimesi
Nad on kõik pakituna, ega nad ei ole ja ilma raamita ja vähegi saime neid eksponeerisime ja 20 tööd siis valime kas kasvatusele või siis raamisime. Siin on väga erinevad koostatud asju, aga nüüd palun kokku ja nautige veel siin seinas ka, vaadake, kui internetis on tema aktiivne. Minu meelest väga hea kord. Nüüd aktiivne riigi. Aeg. Mitu kuud ikka mässasime siis sellega? Ja erinevatel põhjustel päris kitsaks. Ja noh, ma olen nagu sõbra mõttes või venna mõttes võib-olla koos natuke kuskil juures olnud selles mõttes, ma ei mäleta seda, kuidas asja. Nii. Kuule, tänan. Tänan. Kuulge, kohvi jahtub ära.